alt esimesega, alt teisega. Ja. Sopran, siis segatab. Sepp on ka kaine ka ülepealt üks. Tervist. Tunned sa? Ma laulan nii nokk. Kandidaat Opol on üks luuk. Anno, Tõnn, come on. Kommoon on kommoon. Vene. Ma võin siin nii, kuule võtta see. Ei. Võta puhku, ma võtan ta tool ees. Ei, mõnikord. Ei, ma tegin seal, ma tahan kärke juurde. Teame selle teo. Mul mälu ei oleks, mul on hea tähendada. No nii, sõbrad. Tere õhtust, tere tulemast Vargusele ja mul on ära ütlemata hea meel, et just nimelt selline seltskond on siin koos. Meil oli küll uhke pealkirjaga üritusele pandud ka interneti Facebooki väike kuulutus välja. No näiteks ülikooli rektor Volli Kalm oli tulla. Kui tõesti oleks väga palju võõrast rahvast, siis ei oleks nagu sellist olekut olnud. Igatahes ma tahtsin seda täna õhtust olemist ette kujutada niimoodi, et aasta on läbi ja paar päeva on jäänud. Minu jaoks on see aasta päris eriline aasta. Ja tahaksin seda jagada teiega natukene ja kõigiga teiega on ka mul mingi seos olnud selle aasta jooksul. On see Kanepi koor 130. aasta juubelikontserdiga, on see Euroopa eestlaste koori viimane laager, on see täiesti uue nähtuse meie konnakoori esimene kokkusaamine, projektkoor, on see vanade võitluskaaslaste Haaslava meeskoori topeltkvarteti ja kogu Haaslava meeskoori pundi need vennad, kes on vähegi võitlusvõimelised õhtusel tunnil. Et katsume seda olengut seada endal praegu niimoodi, et ma alguses tahaksin natukene jagada mõnda mõtet. Aga et meil see kontsert on ikkagi nagu kontserdina mõeldud, siis me ikka katsume laulda ka. Ja pärast, kui on püha õhta söömaaeg, eks sulle, siis lähevad õiged laulud lahti ja kõik see asi, mis meil siin edasi tuleb. Ma alustaksin praegu lauluga Üle ilma. Ole hea, Pearl Strings. Eeva, lase ja lugu lahti. Ott, kas sellest olemas? Olen nüüd olemas. Jah. Kuulame esimese salmi soolo seal ja reträänis proovime siis seda mitmehäälsust tekitada, mis siin on. Ja teise salmil oleme kõik mugavas positsioonis. No nii, üle ilma mõtle. Enda oma mõtetega
nõnda palju, nagu sul on anda. Kanda, võta nõnda palju, nagu jõuad kanda. Sa lenda, mõtetega üle ilma lenda. Kanda, pole ülegi ja ära vaja tulla. Kanda, täpselt nõnda palju, nagu sul on anda. Kanda, võta nõnda palju, nagu jõuad kanda. Lenda, oma mõtetega üle ilma lenda. Alla, pole ülegi ja vara vaja tulla. Anda, täpselt nõnda palju, nagu sul on anda. Kanda, võta nõnda palju, nagu jõuad kanda. Sa lenda, oma mõtetega üle ilma lenda. Alla, pole ülegi ja vara vaja tulla. Anda, täpselt nõnda palju, nagu sul on anda. Kanda, võta nõnda palju, nagu jõuad kanda. Nüüd paneme ja janda, kappa, janda. Nonii, me laulame kohe edasi veel ja meil kuni õhtu on laulu, aga ma tahtsin mõnda mõtet jagada teiega. Vaadake, see põhiline küsimus elus, et kuidas olla, kas peres või tööga või oma loominguga või oma mõtetega. Mulle tundub, et mul hakkab mingi selgus majja saama, et kuidas olla. Mulle meeldib siin varmus. Mulle meeldib siin oma perega, oma sõpradega. Mulle meeldib mõelda, et need asjad, mida ma teen, on õiged. Vähemalt minu jaoks. Vahest mulle tundub, et nende asjadega, mida ma tegelen, ma saan nagu jagada seda. Noh, oma lauluõdede ja vendadega ja oma ilususte
sõpradega, kellega saab muidki mõtteid välja mõelda. Ja sellest asjast tuli mingil hetkel selline mõte, et asja hakkas pihta sellest, et kommunikatsioon on ülioluline. Mitte ainult kahe inimeste vahel. Teinekord sa räägid nagu ühest asjast, aga ei saa aru või ma ei saa ise aru või kuidas see asi siis nagu on, mida ta mõtles sellega või mis ma tean. Rääkimata sellest, et kui noh, näiteks mõned asjad levivad jube kiiresti, eriti halvad asjad. Mõned head asjad nagu ei saagi kusagile panele, et sus seal toimus midagi või oli või mida teha või kuidas olla. Ja siit tuli mõte, et äkki võiks mõtestada laiemas mõttes seda elu võimalikkust nii-öelda maal. Et kuidas moodi selle maa elamise olemisega enda pere ära toite, kuidas moodi enda hinge toite, kuidas oleks kogu aeg varskust maas. Ja siit siis tekkiski meil see, mida te tegelikult täna teete, te olete osalised meie kodaniku sihtkapitali kaasabil toetatud projekti suhtluskoja loomiseks Varmus. Me mõtlesime niisugune pealkiri selle asjale, et suhtluskoda on nii naljakas sõna, et miks mitte, et siin on nii sissepoole kui väljapoole liikumist selles suhtlemises ja olemises. Ja selle käigus nüüd, kui me hakkasime aju ründama, et kuidas siis nagu võiksime seda mitte ainult nüüd oma mõisa elu edendada ja oma asja, et vaataks nüüd kui laiemalt. Ja siin tuli kuidagi selline äratundmine, et tegelikult Varguse küla, Urmi küla, Juksi küla, Jõksi küla, Kanepi, Siti, Põlva külje all on näiteks Loobusait, kus ka see on ühe sõber Indrek Maripuu teatud Tallinna Toomu jalgadelt tulnud siia, tulnud siin asju. Ja tegelikult selliseid süngeid kuusid, kes on nii-öelda nagu suvekaneplased või kellel on kas maal mingi koht või maa elamine või isegi on mõtlenud, et ma võib-olla tulengi kõige mänguga ära linnast maale. On tegelikult palju. Ja siit nagu läks see mõte siis sedasi, et kui nüüd niisuguste ühistegevusliste teemadega natukene nagu jagada neid mõtteid, et võib-olla tekib sünergiat mitte ainult nagu ühe koha peale või ühele inimesele, ühele mõttele või ühele asjale. Et võib-olla siin saaks kuidagi nagu üle piiride minna, et miks mitte ei võiks tantsijad ja lauljad omavahel rohkem teha midagi või hoopiski mingid lauluvennaskonna niisugused tegevused, kes on igapäevaelus. No näiteks kraanamees. On vaja kuidagi neid nõuavad, töö saab ära jätta selle asja. Või on mingi kellelgi mingi muu asja. Et miks me ei võiks nagu elavdada ka selliseid suhteid, mis ei ole ainult nagu ütleme selle koorilaulu või ütleme selle ühe niisuguse hobiga seoses. Ja siit ma jätaks nüüd natukene aega vahele, mida me kõik oma keerkäikudes saime. Mõtlesime, et teeme siin enda jaoks 2 põhilist nagu suundumust selle aasta jooksul ja tegime ära ka. Näete, siin on kanepi tooteid nüüd väike valik siin laua peal ja vaatasime, et kui mitte veel, siis kus siis veel, kui mitte Kanepi vallas, Varguse mõisa põllu ääres võiks olla 1 hektar jagu kanepi põld. Saigi pandud, kanep kasvas, seisab praegu siin kamina ees saak, terve suur saak, 200 kilo. Aga see igalus kõigil selle. Minu hea sõber naaberküla mees, ei saa meile küla. Alari on tegelikult Kostakühti, aga muidu tantsumas. Ja nüüd vaatame nagu kõigile, mul see seda seemet natuke rohkem, pane saa ka. Nii et juba nagu hakkas minema, et Alaril on ka hektari jagu kanepit oli maa. Nüüd me vaatame, mida asjaga edasi. Nii et öeldaga selle kanepi kasvatuse koha peal me saame olla küll niisuguseks teenäitajaks, et juba dirigent saab kanepi kasvatust kahtama, miks siis mitte seda vana hea traditsiooni kuidagi laiendada nagu mujalegi veel, kui siin otsitakse, mida oma lapikse peale panna ja kartuli kannata ja vilja on vähe ja vahekasvataja mulle, sa mõtle selle kanepi peale. Okei. Siit läks veel teema edasi, et tegelikult selle kanepiga, nüüd vähe sellest, kui need vili on olemas, et mis tahab edasi teha. Kuna me ajasime siin 10 aastat tagasi Andresega biodiislit tulla. Biodiisli pressid kõik seisavad veel seina ääres, et vaatasime, et kui me kanepi seemnega siis läbi, kuidas on, aga meil said liiga võimsad pressid. Ja nüüd sai meie lätisõppade juures ära pressitud see õli valmis. Nii et ongi olemas kanepiõli. Kanepiõli sai pudelisse pandud, nüüd saab edasi mõtlema hakata, mida taga teha, kuidas. Õnneks on meil oma köök
köögimees saab siin katsetada nüüd neid kanepiõli tooteid asju. Põhiküsimus oli see, et mida teha selle õli kõrvalt järgi jääva selle kanepi nagu jahuga. Patenteerisin ära oma patendi. Kamajahu on traditsiooniline Eesti rahvustoit, aga nüüd see kamajahu ja see kanepijahu on samamoodi traditsiooniline asi. Ainuke asi, et vanal ajal ei saada seda kanepijahu sellisel moel teha, siis tehti kanepitampi ja kanepijurssi. Sest see sama seemnepressid tambiti juurs ei olnud niisugust tehnikat, millega saaks väänata õli välja ja siis selle kuiva asja nagu jahust teha. Ja nüüd ongi siis nagu Ott ära vastutas. Ühesõnaga, et see kamajahu, urvaste kama siin tehakse ja öeldki, et nüüd selle kanepijahuga rikastatud väga hea mikiga saigi pandud siis see kanepi kama. Ja kui mõelda selle turunduse peale, siis Soomesse, mida perkana kova kama kanepista. See võiks olla argument küll. Ja et see ei ole paljast tühjasõnalisus, siis seal on tehtud väike katsetamise koht, et saate seda kanepi kama ise timmida, kes rohkem kanepijahuga, kes vähem, aga hapupiim igatahes on Nohkri talumeieri oma. Ja see mõte suli siis ennem laulupidu, et kuule, nüüd laulupeoks on meil see kamajahu valmis. Kuule Tiit, et pane sa oma hapupiima sisse, mul vanema aegne hapupiim, see on ikka mälestus. Ja ongi seal nüüd see laulupeol toodud esimene kanepi kama toode juba tootmises. Ja see mõte oli selles, et kui otsite seda tänavakaubanduse kiiret asja, hamburger on, see on kõik hot-dog, et me pakume selle Eesti oma kanepi kama ja siia juurde käib siis see, et ennem tarvitamist on seda kaera hea. Kas sul ikkas on? Seda tahab nüüd jälle mõtlemist arendamist saada, aga põhimõtteliselt Eesti kama, kanepi kama. Ja kui siin saad ise võtta oma jogurtipurgi või shakeri ja siis võtad oma väikse tutsu juurde ja paned sinna valmis ja niimoodi, et on väga mugav teha ja suvisel ajal, miks mitte. Nii et sealt edasi läks siis juba nagu jutt selle peale, et kuulge kanepi kaljateo leib. See pole mingi nali, see on kanepi kali. Oli meil slogan ja Viljandi Folgil oli siis Mardimäe ökotalu tegi kanepi jahuga rikastatud kaljaleiva segust kanepi kalja, mis oli Folgil, siis läks nagu kõrbeliin. Et ühesõnaga praegu on see toormaterjal valmis, aga ma tahtsin seda veel poodi müüki panna, et võib-olla ikkagi teha nagu ise väike kaljatootmine või kevadel tuleb või kellegiga koos midagi välja. Nii et see kanepi kali ja kanepi õlu, kus nad tegid meile selle satsi seda kanepi kalja valmis ja pereme sellist, et kuradi jama küll, et ma panin ikkagi nagu õlle jao jagu pärmi ja suhkrut juurde, et nüüd mis läks õlleks kätte. See on väga hea, pane siis õlu käima. Ja tuligi väga hea. Nii et ühesõnaga kanepi ja lõunapagaritega koos juba on see tootearendus sealmaal. Lõunapagarid tegid veel kanepi pesee, ma siis tule panen nad kanepi jahu seda pesee sisse, kas saab jätta huuda miks. Oliveriga siin ma mõtlen, et võib-olla mingi lummuse hummus või kanepi hummus või midagi. Ühesõnaga, kui palju loovaid mõtteid siin saab ühe lihtsa asja, ühe kultuuri juurde, ühe kanepi kultuuri juurde mõelda. Ja see kanepin, näete, seal on silt kanepi tarvitajate ühisus. See on ajalooline fakt, 13. aastal, nii nagu näiteks Eesti tarbijate kooperatiiv tuli pärast. Et selle eelkäi oli see Antsla tarvitajate ühisus ja Võru ja mis seal oli. Et see kanepi tarvitajate ühisus oli ka täiesti olemas. Et võib-olla selline nimi võtta ja siis selle all koondada kõiki need, kes siis selle kanepi õliga ja kanepi jahuga ja kanepi toodetega ja kuidagi neid koolitusi teha ja põllumehi harida ja tarbijatele anda teada, kuidas moodi jälle uusi asju tuleb ja kuidas tootearendusse siis veel nagu neid asju juurde panna. Nii et siit see moraalsest asjast on, et ühest väiksest asjast võib saada suure asja. Ma ei räägi üldse sellest, mida see loov majandus juurde toob, et seda on vaja nüüd disainida ja seda on vaja seda paketit mõelda ja seda on vaja turundust teha ja ühisturundust ja kõike muud ja et siin on võimalusi kui palju. Teine teema oli nüüd see, et nagu me laulsime seda üle ilma oma mõtetega, vaatasime, et tegelikult see varguse muusika mõistab ka mõtestamist saada. Ja nüüd, kui sellel suvel me vaatame takka järgi oma tegemisi, siis tegelikult see, mismoodi
aprillikuus oli siin samas Curly Stringsi plaadiehitustuuri esimene kontsert. Nüüd oli 260 inimest siin sees. Mõtlesin, et see on nüüd küll vist, võib-olla oleks veel mõni mahtunud, aga äge. Ja see, mismoodi nüüd nendel see tuul tiibadesse sai ja kuidasmoodi nad selle terve suve nüüd on siin tuuritanud, et mul isiklikult on selle üle jube hea meel, et noored said oma asjaga käima ja sellised puhas loomid, eks ole, mis seal nüüd käib. Ja see lõppes muidugi sellega, et 20. augustil, kui oli see punane päev, oli meil selline kontsert siin Kauges külas, kus oli minu tätiritütre, tütar Kristiina Ahin ja siis, ühesõnaga nagu oma suguseltsi värk siin ka paljuski. Ja nüüd selline kornakoor, millega me siis, eks olegi, et Jalmar ütles, et ei, see on 20, see on tähtis päev, et ikka koori muusikat on ka vaja. Ja minu pool naljaga tehtud üleskutselega, et meid oli üle 100 tegelikult need, kes siin olid, eks olid, need päris äge loomiline suht tuli kokku. Ja kui nüüd võelda veel korraks seda, et selline teinekord nagu mingid väikesed särtsu anda juurde või võib-olla oleks võid vargi juba teha seda, aga see asjade kokkulangemine ja kõik need lood just ja need asjad. Et sinna poleks mõte ainult küll, et kuidasmoodi oma argipäeva tuua natukene ärevust ja edasi mõelda, et niisugusi põnevust luua endale ja mitte ainult põnevust, vaid kui see kogu see orkunn, mis siin sai tehtud, kui seda üksinda ei teinud. Kanepi segakoori rahvas oli kampas, Kanepi rahvamaja juhataja mängus, Kanepi noortekeskus, rääkimata siin mingi petsufirma tõi neid ja kõik need tema kaubanduse vennad, kes siin olid siin väljas, eks ole, oma asjadega. Et tegelikult sellise võrgustuse loomine või sellise koostöö edendamine on nüüd selle aastaga ära katsetatud, et täitsa töötab. Ja nüüd pikk jutt on teadagi, mis jutt, aga ma tahaks veel natuke teie tähelepanu pidada selle juures, et võt meie Ott Rätsep, Indrek Maripuu ja Sulev Valner on siin juures mängus on veel ja Natali ja et meil on üks niisugune hea paras niisugune ajutiim olnud, et kui selline nagu managemendi ja niisuguse nagu eestvõtte niisugune punt on olemas, et seda nagu edasi arendada veel. Võib-olla kogu Lõuna-Eesti klastri mingi punkt, ma tean, et Mooste uhke mõis vaevleb seal ka nagu oma probleemidega, et seda kasutust ja värke ja nagu on, seal ongi see moks on tore. Aga siin on võib-olla veel niisuguse, et võib-olla nagu ühises jõus, eks olegi, et annaks paljugi ära teha. Ja nüüd meie Ott on meie suhtluskoja teema juures saanud niisuguse loova maa termini, mis on praegu arenduse all. Ott räägib kohe sellest asjast juurde, aga maailma klassikast Creative City on täiesti termin. Mõtlesin, et teeme siis me oma Creative Country. Kuule Ott, nüüd oleks paras koht tervitada sul meie loomingust kollektiivi siin ja rääkida paar sõnasest loomust maast. Väga tore. Ma vajan ise endale kaasa praegu. Suurepärane, et ma lülitusin selleks hetkeks, kui teil seal see ühislaulmine sai just käima tõmmatud või olete te juba seal pikemalt laulnud või kuulsingi teie esimest laulu? See oli esimene laul. Väga tore. Kella 30. Et vaimustav oleks tahtnud seal olla, aga kord juba see kahepaikse elu on selline, et tänates Tallinnas. Mõtlesin natukene ka, et kuidas võib-olla siit see teatripulk üle võtta sinult siis, et ja mis võtmes täna seda asja tutvustada. Laulurahvas on koos seal. Mis tõttu võib-olla ongi hea. Nüüd ma võtan selle oma slaidi siin kohe ees lahti. Natali, sa saad pildi suureks. Et seda motiivi kujundades said siia kokku põimitud erinevad asjad, mis vähem või rohkem on seotud Kaleviga. Et minu enda taustast nii palju, et ma laulsin esimest korda Kalevi käe all siis, kui oli Õue laulupidu Pärnus ja unustamatu elamusöö jättis loomulikult see Õue laul see kollasest talvelaevast, eks ole. Perses. Jah, aga meie idee on olnud ikkagi selles, et kuna muusikamõisas on nii palju lauljaid ja neid käib seal pidevalt koos, mis me oleme ise arvanud, et see võrgustik võiks olla kuni 300 inimest, et siis kuidas me võiksime sellest
ühislaulust jõuda ühishuvides tegutsemiseni, mis nagunii ehk tegelikult ju ka leiab aset väiksemas või ka suuremas ringis. Aga et seda veel omakorda stimuleerida läbi mitmete initsiatiivide, mis siis seal Varbusel võiksid hakata toimuma. Ja noh, ühelt poolt ka on võib-olla paslik meenutada, et oli ju laulupeo aasta ja seoses siis selle laulupeo uuringuga, mida tegid Lauristin ja Vihalem, siis ma tsiteeriks lausa Lauristini, kes ütleb, et tänu laulu- ja tantsupeo traditsiooni pidevusele kujutab Eesti rahvas endast reaalset sotsiaalset kogukonda, mille liikmeid seob elav kultuuriniidistik ja emotsionaalne koostoimimise kogemus. Nii et ma arvan, et see on nagu väga väärtuslik asi, mille pinnalt meil on nagu hea minna siin Varbuse muusikamõisas liikuma ja areneda sinna loova maa suunas. Ja just nimelt ma rõhutaks ka seda sotsiaalse kogukonna mõõdet siin. Ehk et võib-olla vaataks just tõesti, et mis siis nagu maakogukondi seob, et see on see sotsiaalne kapital, seda leidub maal nagu oluliselt rohkem kui linnades. Et linnades, linn pakub ühelt poolt, milleks ka sinna võib-olla minnakse, seda anonüümsust, seda maal ei ole, aga seda just nagu niisugust heas mõttes toetavat tunnet maal ikka veel leiab. Ja seda on ka vaadatud siin Eestis, ühelt poolt võib-olla see toetav tunne väljendubki läbi selle talgutööde ja talgutraditsiooni meil. Ja siin Praxis tegi ühe uurimuse, et kus just vaadati seda vabatahtlikku tegevust Eestis. Olgu nii palju öeldud, et umbes 31% Eesti elanikest osaleb erinevates vabatahtliku tegevuse ettevõtmistes siis. Võrreldes Euroopa Liidu keskmisega on see täiesti arvestatav, et keskmine on siis Euroopa Liidus 29%. Aga ärme nüüd protsentides pane räägi. Aga vaata seda, et kuhu me lauljatena jääme siia sellesse võib-olla kultuuri- ja kaunite kunstide osasse, mille puhul võiks ju jällegi mõelda, et miks ta siin nagu nii palju madalam on, aga võib-olla ka see uuring ei kata seda uuriliikumise osa, võtte tea sellest metodoloogiast. Aga on, kuidas on, tublid, kes hästi välja paistavad, on Jõgevamaa, Võrumaa ja Raplamaa, et neil on nagu seda vabatahtlike osakaalu palju rohkem kui mujal. Võrumaal näiteks tervelt 50%, nii et me oleme selles mõttes hea ja silmapaistev piirkond. Ja nüüd, kui me hakkasime selle loova maaga tegelema, siis loomulikult, et see oleks umbes nii, nagu on see, kuidas see oli see Meremehe põli, üks rahvalaul, eks ole, et kus iganes maale lähed, seal ikka linn. Et tegelikult ütleks nii, et loov Eesti siiski on mitte ainult linn, vaid et ta on ka loov maa. Et kui Kalev just sissejuhatavas osas mainis seda, et maailmas on käima läinud loovate linnade liikumine ja ka nende omavaheline võrgustumine, siis paralleelselt ta kutsubki ellu tegelikult ka loova maa temaatika, millega me püüame nüüd selle projekti raames tegeleda. Aga et kui aru saada, et kuidas on täna defineeritud linn ja kuidas maa, siis kõige üldisemalt öelduna, et on maapiirkond kõik see, mis on vähem kui 150 inimest ruutkilomeetri kohta. Ja sedasi vaadatuna võiks öelda nii, et 97% tegelikult Läänemere piirkonnast on maapiirkond. Et kogu Eesti, kaasa arvatud Harjumaa, on ju vähem kui 150 inimest ruutkilomeetri kohta. Nii et selles mõttes me oleme kõik vähem või rohkem maainimesed siiski ükskõik, kus me siis parasjagu praegu oleme. Et mina praegu näiteks hetkel just kui linnas. Siin Pelgu linnas, kus ma istun, on inimeste tihedus umbes 4000 inimest ruutkilomeetri kohta. Ja see linna ja maapiirkonna vastastikune koosmõju, olgu öeldud, et tegelikult on laias laastus 3 valdavat sellist nagu strukturaalset eripära, et mis on maal ja linnas erinevad. Ja eriliselt mind huvitab küll, nagu ütleb, see ruumiline struktuur. Sellest võib-olla natuke pärastpoole, aga põhimõte, mis siin nagu, ütleme, see joonis siin on otse võetud ka isegi võib öelda Euroopa Liidu praeguste kehtivate strateegiate ja täpselt ühtekuuluvuspoliitika dokumentidest välja, kus just arendatakse seda nii-öelda regionaalset
või funktsionaalse regiooni temaatikat ja linna ja maapiirkonna koostoimet. Ehk et põhimõtteks on see või eesmärgiks, et kuidas saaks hakata linna ja maapiirkonna vahel toimuma selline efektiivne risttolmimine. Ja siin me nagu püüamegi ka nagu mõtestada, et kuidas me võiksime omakorda vastata kõikvõimalikele nendele arenguväljakutsetele, mis siis ees seisavad. Meie maanurgakene siin hästi põnev piirkond ise. Vabandust, kas sa näed mingit pilte ka või? Ma näitan mõne pilti ka, jah. Et kus te istute praegu, on täpselt siin selle territooriumi keskosas. Me oleme ta niimoodi kaardistanud 50 kilomeetrise raadiusega, et mõeldes just sellele samale asjale nagu 100 aastat tagasi öeldi, et ei ole liiga pikk maa minna Karjamaale 1 tund. Et siis ka praegu me vaatame, et selline 1-tunnine teekond võiks olla täiesti mõistlik, et inimesi kokku kutsuda ja vaadata nagu, ja selle piirkonna sisse jääb tegelikult päris arvestatav hulk elanikke. Siin on küll ka mitu linna, eks ole, aga kokku see on umbes 210 000 elanikku. Nii et tunniajase teekonna kaugusel on meist 210 000 elanikku, nii et me ei olegi nii väga väike. Lisaks veel omamoodi selline nagu semiosfäär, et me oleme tegelikult vahetult kokku puutuvad nii Venemaa kui Lätimaaga erinevad kultuurilised mõjud, väga põnev. Et selles mõttes selle loovamaa temaatika läbimängimiseks pakub ta lõputul arvul võimalusi. Ka koha nimed, et keegi leiab siit võib-olla ka ehk, et kust keegi pärit on siis. Kuule, mitmendad slaidi sa näitad, meil on siin see ikka see esimene. Ja ma panen, Assoor. Kes nüüd, keda siis? Ega see on meil nagu interaktiivse tegevuse katsetamine, Rõuge televisioon. Väga huvitav. Hästi selgelt meie. Aga hääl tuleb läbi ka või? Hääl tuleb hästi ja häält tuleb rohkemgi kui veel kui vaja. Siis on niimoodi, et võib-olla ma siia lõpetuseks äkki siis näitangi mõne pildi, et vaatame, kas pilte näitab veel. Mis nüüd toimub? Nüüd on looduspilt. See ongi loova maa pilt. Et ma usun, et saalis olevad inimesed tunnevad ära, see on meie piirkonna kõige atraktiivsem koht. Et suur Munamägi, mille hiilgeajad jäävad ka siin küll võib-olla ütleme kolhoosi aega, kus käis aastas 60 000 inimest. Viimati, kui Sulepanneriga rääkisime, tema on sealt Munamäe Alamilt, et arvas, et see võib olla praegu umbes 40 000. Ahah, näen pilti kannet. Aga miks ma selle Munamäe pildi siia nüüd pest? Oli sel põhjusel, et mäletan aastaid tagasi läksin koos oma vanemaga, kes on eluaeg küll Lõuna-Eestis elanud, aga ei olnud kordagi Munamäele sattunud Munamäge ja Munamäe torni külastama. Ja kui me olime üles jõudnud, siis me veendusime, et meil ei ole piisavalt raha kaasas, et me ei osanud arvestada, et see pilet võib olla nii kallis, muidugi meid oli ka rohkem, me olime päris selline suurpere ja tol hetkel ei olnud ka võimalik seal kaardiga maksta. Aga siis tuli jutuks, et kuidas siis selline hind on kujundatud ja tuli välja, et vallavanem oli käinud Pariisis ja selgus, et Eiffeli tornis et on peaaegu et võimalik just sellist piletiraha küsida ja miks mitte seda katsetada Võrgumaal. Iseenesest päris hea probleemi sõnastus, et tegelikult võib küll ka meile asju müüa selle hinnaga nagu Pariisis ja selle kinnituseks olgu siia kõrvale lisatud üks pilt Põhja-Rootsist ja päris täpselt seal ma näen, et pilt veel ei vahetanud. Kas te näete seda pilti või? Ikka Munamägi. Pilt vahetus, aga te lihtsalt ei saanud aru, et loodus on sarnane. Niimoodi. Aivar, hakka ehitama sellist. Hotell a la carte. Et see on nüüd Põhja-Rootsis Polaarjoone ääres Norrbottenis asuv puuhotell,
ja seal metsa vahel on taolisi veel rohkem, nad on igaüks natuke erineva disainiga ja olgu öeldud, et üks öö seal maksab 470 € ühes sellises kuubikus. Nii et ta on nagu võrreldud täiesti Pariisi Ritsi hinnaga. Et ses suhtes on nagu täna nagu üks loovamaa selliseid eesmärki igal juhul ka mõelda, et kuidas seda nagu hinnavahet oleks võimalik ka meil seal, kuidas keegi seda piirkonda nimetab, kes räägib Ääremaast või millestki, siis mina arvan, et vastupidi, tegelikult me oleme väga rikas ja seda rikkust me saaksime müüa mitu korda isegi kallimalt, kui me soovime ja sellest tegelikult peitubki meie inimeste nii sissetulek kui ka soov seal piirkonnas elada, töötada ja laulda ja nii edasi. Ja lõpuks tahaksingi öelda seda, et kui me praegu, näed jälle ma näen, slaidid vist kuidagi ei jookse korralik. Aga siia lõppu ma panin ühe väikese sellise valemi, mis võib-olla on tänase päeva võtmes, ehk kui me otsime seda kohavaimu, et see geeniusloki, siis ma usun, et see võrduks, nagu ütleme, rääkides laulurahvaga, just nimelt selle soonuslokiga, ehk et selle tooniga või heliga, ehk et me peaksime nagu leidma seda tooni, kuidas me kõnetamegi, et kui oled juba laulja inimene, siis sul on vähemalt kõrva, sa oskad nagu valida õiget helistikku ja võt see interaktsiooni on hästi oluline. Et seetõttu ma arvan, et see nagu võrgustik täna, kes on nende kooride näol kujundamas ja kes võiksid seal Varbuse muusikamõisas moodustada selle loova maa, et te olete selleks üheks püverammiks. Et ma kutsun teid kõiki aktiivselt osalema selles loova maa algatuses, ettevõtmistes, me oleme leitavad, Kalev oskab jagada ka siin meie internetiaadresse ja muid kohti, et selline aktiivne kaasamõtlemine on väga oodatud. Ja et veel kinnituseks nagu teatud äärmuspunktidena, et me oleme rikas piirkond, et siis ühelt poolt servas, eks ole, on meil teadagi tuntud Seto leelotajad, kes on ka ju tegelikult UNESCO kultuurinimistusse arvatud oma traditsiooniga. Ja teises servas võiks öelda julgelt, et täna kõige kuulsam Eesti ansambel maailmas. Girly Strings. Jah, Girly Strings on kohe ka jõudmas sinna, aga praegu on Vinni Puhket just üks äärmuspunktidena. Ma nihutaks võib-olla Girly Stringsi sinna natukene lähemale nendele Seto leelotajatele, aga just, et kõik see juhtub sealt tegelikult meie kandis ja vast minu lülitus võikski sellega olla kokku võetud, et me mahume nii-öelda nagu sellise suure, ütleks nii, et meie Võrumaa sees on veel teine maa, mis on veel suurem. Me mahume sinna väga hästi kõik ära. Tehnilistele võib-olla lapsakatele vaatamata sai minu ettekanne sellega nüüd tehtud, Kalev, kuidas on äkki küsimusi või? Aitäh sulle, Ott. Võib-olla teeks nüüd, et nendel teemadel, kui me siin nüüd mõtleme oma mõtteid edasi, et mis on suur, mis on väike, mis on minupoolne panus mingile asjale, mida me saaksime teha koos või mis on, et võib-olla see võiks olla mingi nagu märk, et selle aasta lõpp oli nüüd meil selline, Ott on meil olemas virtuaalselt mängus, siin on Rõuge TV, salvestab asju. Kui me näiteks teeme mingi korra kuus või korra kvartalis või mingit temaatilist, mingi ajurünnakut või mingit mõtet või, et siis see üleskutse on täitsa asjakohane, et me ei pea füüsiliselt oma konte kohale vedama alati, kuigi sõpradega on hea näha iga kell, aga mingit niisuguse teemasid võiks ju mõtiskleda lisaks sellele, mida me niikuinii teeme. Jah, Ott, sa oled nüüd läinud? Ei, ma olen veel siin täitsa kuulda. Ole siis seal vaikselt nüüd nurgas, me teeme ühe laulu. Et laulakse Ela hästi mu kodumaa. Ja selle looga on see lugu, et kui kunagi saami rahvalauluks võetud viis ja mida Viiding siis tegi selle eestikeelse tekstiga ja kui see kusagil 80. aastatel esimest korda Eue kokkutulekul Intsikurmus lauldi,
siis ta oli suhteliselt nagu keelatud laul või, aga ta on kuidagi nagu jäänud teatud mõttes pärale. Nüüd, kui me Euroopa eestlaste kooriga laulsime seda Rootsis, olime Estivalil, siis paljud need, kes seal need päris asukad on, need tundsid ära selle loo ja viisid, vaata, neljajalli saade ka veel ja me pole seda kuulnudki nima. Ja nüüd, kui möödunud aastal, kui me olime seal San Franciscos selle lääneranniku eestlaste päeval ja Esto, nii-öelda viimane Esto juubelikontsert, mis seal oli siis, kogu selle teema pealkiri oli siis, selle laulupeo pealkiri oli Ela hästi mu kodumaa ja seda lugu laulsid siis ka kõik seal, mis on suure hooga. Et tegelikult olgu see lugu väikse sümboolse mõttega, et me oleme siin vargusel, aga tegelikult see lugu näiteks on kõlanud üle maailma. Need, kes mäletavad, kes teavad põhjad su ahmulit on. Elab, elorid. No siis jah, natukene veel teeks mõne lauluga. Laske endal sellel laulusoolikal nagu minu arust see konnakoori termini mõtles välja Erki Peetson. See on üks ka Tallinnast tulnud päris kõva poiss, Aania sõna. Ja tema oli üks uus termin veel, et lubage endale kanaldumist, et laske kanalit vabaks. Kanaldume, te tuuletust tehtud seal kanaldumisest. Okei. Oled sa linnal, oled sa maal, oled sa kodus, oled sa kaugel, pead sa plaane, vaatad järgi, sõbrad. Kui ei ole sõpru, üksipäini õnnelik olla ei saa, oleme aru saanud. Nii et proovime veel seda sõprade laulu meenutada ka.
mina seda sõprade laulu ennem nagu väga ei teadnud ja Kalle oli see, kes seda alati seda asja üles võttiski. Ja siis sai see segakooril ära tehtud. Jamdai, sopran, alt, tenorid, bassi. Ka. Sõbrad, teiega on hea, aga elu samme seab. Hakkan minema nüüd oma kitsast rada. Aeg vaid üksi seda teab, karmis saladuses peab, kus on peidet minu saabumise sada. Ja mu õnn võiks olla suur, kui ne ükskord nähes kuud, mõtleksite siis ei rohkem ega vähem, kui et kurat teab, mismoodi tal seal läheb. Jamdai, jamdai, jumdui, jum. Jamdai, jamdai, jumdui, jum. Uusi sõprus on veel, leian sellel võõral teel, aga mäletate, kuidas jõime viina, kuidas rõõmsaks muutus meil, kui kitarre ainus keel, võis meid pikaks sõltuks unustusse viia. Ja mu õnn võiks olla suur, kui te ükskord nähes kuud, mõtleksite siis ei rohkem ega vähem, kui et kurat teab, mismoodi tal seal läheb. Ja mu õnn võiks olla suur, kui te ükskord nähes kuud, mõtleksite siis ei rohkem ega vähem, kui et kurat teab, mismoodi tal seal läheb. Sõbrad, teiega on hea. Väga hea. Nüüd on selline asi, aasta pealt tagasi vaadates. Laulupidu, me laulame pärast oma saadet ka. Aga praegu oli Kanepi segakoori viimane kord. Nüüd just 29. novembril pidasime Kanepi segakoor 130. Kas me saame teha Kanepi kooriga praegu mu meelunud mägede taha? Olete seal, mis tulete, tahate ette tulla? Olete? Olete kohal? Tulge. Valmis Varga. Varjaan. Ott sa oled siin või näis? Nonii. Sellega on nüüd niimoodi, et see ei ole tähtis, kus laulja peaasi, et laulja olemas on. Kanepi koor on minu jaoks täiesti ainulaadne nähtus. Et kui me siit Vargusel hakkame nüüd arendama Kanepi teed, seesama see urmi teed, mis on, hakkame mõnda Kanepi kasvatus ja kõik käima sinna
loominguline mõte. Et kogu meie selle kanepi kõige teravamad pliiatsid on meie koolis ja kõige ägedamad inimesed. Et mulle tundub, et terve kord võiks kanepi valla volikogu koostada kanepi kooli lauletus. Ei hakka paneme siit mingit teistsugune saanud. Kas teile helistab ka neile võimalik segada? Ei tulnud tuttav ette. Ikka proovib uuesti. Kui võib veel ühe? See nii nagu see on, et ega see... Meil on kallis pilet ära ostetud. Teeme selle sulle kõik ma nüüd, anda endast võidu. Mis? Küll ära ikkagi. Anname seda. Arvastus
mehed, teeme üks Mariana või teeme väikse pundiga sissejuhatuseks ühe tantsuspringi. Okei, vaatame, mis on sina, Jürka. Come on. Kanepi koor laulis ka ühe kolmandiku. Tõnu! Tõnn, tule alla, meie selle. Need, kes olid siin suvel, siis need mäletavad, kes ei, siis teadki, et me tegime ühe Aaslava väikse pundi poiste juubelikontserdi 25 aastat tagasi, kui ma tulin sinna kooli juurde dirigendiks. Sai tehtud ka väike ansambel ja nii me siis oleme siin veerand sajandust juba nagu musitseerida vahel. Jah. Väike punt on nii väikseks jäänud. Küll varavat. Pisike punt. Mikropunt. Nii et kui siin me rääksime pikast ajaloolisest perspektiivist ja ruumilisest perspektiivist, siis tegelikult kui natukene mõelda ikkagi seal, mind see alati, ma ei tea, kust ma seda kuulsin, aga et kui meie ärkamise aeg, 1869 esimene laulupidu ja kõik Eesti rahvas ärkas ja märkas ja hakkasid rahvusena tundma. Ja meie oma heliloojad ja Peterburis ja kus nad olid. Euroopas Beethoven oli ammu surnud, Bach oli ammu surnud, väärkas. Aga Tanzen und Springen, üks niisugune vana keskaegne muusika, mida peaks iga endast lugupidava ansambel. Näis, vaadake nüüd, kui hea Kanepi koori laulda oligi. Tanzen und springen, singen und klingen, fallalala, fallalala, falla. Tanzen und springen, singen und klingen, fallalala, fallalala, falla. Lauten uns Geigen, sonnachtlich schweigen, zu musizieren und jubilieren, seht mir an mein Sinn. Fallalala, fallalala, falla, fallalala, fallalala, falla. Schöne Jungfrauen in grünen Mauern, fallalala, fallalala, falla. Schöne Jungfrauen in grünen Mauern, fallalala, fallalala, falla. Mit ihm spazieren und konversieren, freundlich zu scherzen, freut mich im Herzen von Silber und Gold. Fallalala, fallalala, falla, fallalala, fallalala, falla. Ma ei hakka seda laulma. Marulaulu oleme kuulnud. Või teeme svinglõu. Otse sinu Pane kolm kölla. Et meie, seda me laulame kogu jõuguga. Et pärast, kui me laua taha istume, siis... Peab Kale ka minema. Joogi nälg on siis ega me pole niisama, meil on ikkagi oma noodiraamat ka tehtud. Aaslava meeskoori 90 aasta loota. Ja siit me saame pärast muidugi võtta ja naised, ematenorid saavad laulda siis meeskoori asjuna konda, aga siin on terve hulk niisuksi leibkantuseid ja toredaid laulusõnu, mida me laulame. Jürka, tule ära, ta laulab peast, tal tuleb kõva ketta peal. Üks salm tuleb kõva ketta peal. Nii palju kui meeles on. Või teeme seal on nii palju salmi, et ega ma ei viitsiks. Mõne jätad vahele ka hästi. Teenimatult on jäänud kuidagi tähelepanu
alla teenimatult vene muusika. Ja meil on mitu vene lugu ja üks viimaseid lugusid, mis räägib 12 röövlist, mis iseloomustab meie asja. Looga ta tüündab nüüd juba viimased tundid. 3 korda. Et muidu on esimene tenor möllab siin, eks ole, mis on, nüüd saab teine kord teine bass ka, eks ole. Täna ikut ei ole kahju. Vaimulikus muusikas, jah. Teine teema on natukene Swing low, sweet chariot, coming forth to carry me home. Swing low, sweet chariot, and carry me back home. I look up the Jordan, what did I see? Coming forth to carry me home, sweet home. Both angels coming forth to carry me home, 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 home. What did you say? Coming, 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 coming. Going, 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 going. Goodbye, farewell, and swing low, swing low, swing low, swing chariot, coming forth to carry me home.
vaikne õhtu. Tuule pool. Täna on ikkagi tegelikult hoopis meie pidusin, ma ei tea, mida esin teed. Täna on väikse punktis johtid saanud. Meil on iga aastal baas. No nii, kas meil on valitud teeme ühe rivi. Vaatame, mis kas nüüd on teil kõrvaga juba nii. Vaiknutu. Aaslava meeskoori pool esimest rida on siin praegu. Meil on tegelikult 40 mehe kaart. Esimene rida. Me käisime muuseas meestega Leedus ühe tiiru. Mineval aastal käisime Valgevenes. Me just vaatasime, et ei hakka kohe põrutama Ameerikaid ja värke vallutama, et tegelikult siin samas lähedal on väga ägedaid kohtaks. Vaikne õhtu tuuleb hoog, kannab vaikselt, nii hella kella helinad. See toob kui unelaulu külla, kus veel pole uinud kõik. Pamba, 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 kolme kella kauge heli, kauni päästusi loob. Kolme kella kauge heli, möödub päevi meelde toob. Heli kandub üle Vainu, õhtu varje kaasa toob. Ei mul und veel kaugel ole ja ma akent veel ei sule, kuni kostab vaikne laul. Ammu saabunud suvel, kuid veel ikka, nii kaugelt kostab nende laul. See teeb kui katsuse rinda, veel ei saa ma uinuda. Pamba, 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 kolme kella kauge heli, kauneid mälestusi loob. Kolme kella kauge heli, möödub päevi meelde toob. Heli kandub üle Vainu, õhtu varje kaasa toob. Ei mul und veel kaugel ole ja ma akent veel ei sule, kuni kostab vaikne laul, laul, laul. Ega jah, meil on juba neid lugusid ju veel, aga kas me prooviks laulda Kauges külas lõpetuseks meie praeguse akadeemilisema formaadi juurde ja siis paneme lauad looka ja paneme hoopis teised lood ja teised laulud. Kauges külas.
tehtud kontsert, loeng, seminar, etendus, tänuõhtu aasta tagasi vaatamise koht tahab siiski praegu ühte asja õiendamist saada. Igal maal on oma hing. Mina katsun seda hinge ja seda koguda siia sisse, kui see oli vana aidamaja, et siia ei kogu mitte nüüd ainult vilja, miks mitte kanepit natuke võiks. Aga oleks üks emotsioone ja mälestusi ja aga tühi kott ei seisa püsti. Oliver, ülenaabrimees, ja Monika, tema abikaasa, on kahekesi meie köögi kuningase kuninganna. Nii et kõik see toit, mis siit tuleb välja, ei sünni ainult uute masinatega, vaid ikkagi inimene olema selle juures ja minu arust Oliverile ma tahaksin anda ühe väikse kingituse. Ja Oliverile ja loomulikult Monikale. Mõne Monikale sina taha. Siin on kõige tähtsam raamat, mis üldse olla saab, on super toiduainete praktiline entsüklopeedia. Tervikord see on lehekülg 93 kanepi. Ja siin on veel päris kanepi tee, eks ole, nii et ärge sellepärast siis nagu häbenegi kanepi teed kasutada. Ja siin on ikkagi päris nagu disainpudel, mida ma mõtlen, siia ise panete oma näo järgi kanepi üliga ja siin on veel üks täht. Aitäh sulle! Teine tänutäht on Kanepi laks koos väikse laulupea mälestusega. Kanepi segakoor ja Vaike. Ilmu sinuta ei oleks seda koori, ilmu sinuta ei oleks mind. Ja noh, kuidagi nende kuradimaa aastavaapustega et see ikka seda ära jõudsi oodata. Laulumehe õli, eks ole, et me niimoodi oli kanepi õli või Kui on märk, kui midagi lepiks. otse lumehangest praegu. Ja konnakoorlastega, kui me tuleme sealt Kariibidelt tagasi oma kreuga, siis kevadisel meenutuste tunnil enne suve võtame neid asju võib-olla siin jagada ka laiemale publikumile. Et meil on täna esimene kokkusaamine, aga meil üks lugu hakkas juba nagu ilmet võtma. Nonii, ja meenutusest suveja peale tagasi kauges külas ja ole hea, pane Eeva mängima. See on nüüd viimane. 6. Saada ühe noodi. Kas keegi tahab noodi saada? Mitmes variant on? See on viimane. Anna siis anna küll. Anna 2 lehte. No nii. Ja teeme siis niimoodi, et korraks väike mõttetund. Hetk suve peale tagasi kauges külas. Elu võimalikkusest maal, uskuge mind, on võimalik elada. Kui on sõpru. Ja. Esimese saldi kuulda. Panudki juurde. Koduküla randa, et sa
Aitäh, sõbrad. Sissejuhatus on akadeemiliselt tehtud aus. Nüüd on selline asi, et kui Alari, sul on pikalt üle, siis ühesõnaga, lükkame endal toolid kuidagi niimoodi, et need sätime ennast grupeeringutesse läbi segi mustritesse või kuidas. Tõmbame need lauad siia tagasi, siia niimoodi ääre peale ja sätime ennast siia kuidagi söögiootele. Oliver katas siia laua, igaüks võtab enda sooja toidu. Oda veel üks moment veel palun. Sooja toidu saab siin, saab kummilaud on seal, viinad värgid on oma vahel, kaasas paneme siia leti peale, mis on osid jagavad ka, kui on vabanem veel nüüd on õhtul. Kui on tahtmine, siis eks ole saunavärki, vaatame mõne aja pärast, teeme siin nagu otsa lahti ja põhimõtteliselt saab enda lihu puhtaks pesta. Mul on üks palve veel. Palun pange sinna selle lehe peale, mis seal ees respaleti peal on, nimi ja alged. Et ma saan pärast sinna koolide aruandesse kusagil ära näidata, et ikka inimesed olid kohal ka. Tegime, mis tegime. Me lubasime, et teeme ühe kontserdi, no ja oligi selline mõtlik kontsert olemas. Et palun pange oma nimed kirja. Ja nüüd algab siis pidu ja pillerkaan. Aitäh! Ega teie ei saa. Poisid, võtke kuidagi. Võtke seda. Poisid, olge head aidata neid lauad selle. Kurat, mul on see selja õige vaid.
kellel vähegi vaba kätt on, siis